Nagu ma ütlesin, me oleme nüüd Efeslaste kirjas. Ja Jeesuse au on sinu töö eesmärk. Me oleme nüüd jõudnud septembrisse ja mul on küsimus sulle, kelle eest sa töötad? Kelle eest sa töötad? Või kelle jaoks sa töötad? Kelle eest või kelle jaoks sa õpid? Kui mina tulin Eestisse mitu aastat tagasi, mina sain stipendiumi. Ma sain stipendiumi, see oli Archimedese programm rahvuskaaslaste, et eestlased tuliksid kodumaale tagasi. Nii ma olen. Väliseestlane tuli koju Eestisse ja abielus ja nüüd ma olen lapsed. See programm oli meile mõeldud. Aga see oli tingimus, kui mina ei lõpeta mu õpinguid, ja mul oli 5 aastat õpetajaks õpinguid, kui mina ei õpi lõpuni, sest mul oli integreeritud baka ja magister, kui ma ei lõpeta, siis ma pean kõik raha tagasi maksma, mis nad on kinni maksnud. Nad andsid mulle lennupiletit, ma sain kodumaal käia, nad andsid mulle raha, et ma saaks elatist endale, ja ma oleks pidanud mitu tuhat eurot tagasi maksma, kui ma ei oleks teinud ära, ja mul ei olnud seda raha. Nii et kelle eest mina töötasin? No mõnes mõttes ma õppisin Eesti riigi heaks, aga minu tööandja oli selles mõttes nagu Archimedes, kes see Eesti asi oli. Et mina pidin just meelepäraselt töötama nende heaks. Nad tahtsid näha, et mina olin tubli. Ja see oli just kui minu tööandja, kui ma olin tudeng. Võib-olla keegi muu maksab. Eesti riigis on haridust tasuda. Kes maksab sinu hariduse eest? Eesti riik, eks lõpus maksumaksjad maksavad sinu hariduse eest. Meie maksame sinu hariduse eest. Kui sa töötad koolis, kui sa töötad haiglas, kui sa töötad, vahet ei ole kus. Keegi maksab sulle palka. Sa töötad kellegi eest. Aga kes on sinu tõeline ülem? Kes on sinu tõeline tööandja? Ja ma loodan, et sa mõtled selle peale. Kas sa õpid või töötad, sul on mingi ülem. Keegi maksab selle eest. Eesti riik maksab põhikooli eest, gümnaasiumi eest. Ja meil on keegi, kes annab meile raha, et teha midagi. Ja nüüd on septembri, kui sa oled seotud kooliga, siis sa tead, et nüüd on aeg käes. Nii et kes on sinu tööandja, kelle eest sa töötad? Ja täna me vaatame vahet ei ole, mis sinu asend või su positsioon on, su aujärg või selline, su auaste on või su tööpositsioon, siis sinu boss, sinu ülem on lõpuks Jeesus. Ja me näeme seda Efeslaste 6. peatükis 5-9. Nüüd ma loen. Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad nagu Kristusele, kartuse ja värinaga siiras südames, mitte silmapetteks otsa kui inimese ees libitsemiseks, vaid nagu Kristuse sulased, kes kõigest hingast teevad Jumala tahtmist, teenides heal meelel otsa kui isandat ja mitte nagu inimesi, teades, et igaüks, kui ta on teinud midagi head, saab selle eest tasu isanda käest, olgu ta ori või vaba. Ja teie isandad, tehke seda sama neile ning jätke maha ähvardamine, teades, et nii neil kui teil on isand taevas ning tema juures ei ole mingit erapoolikust. Meil on kohe üks suur küsimus, see räägib orjadest ja sõna siin on kreekakeelne doulos, ori. Siin ei ole töötaja, vaid ori. Kas meil on orjad Eestis? No meil ei ole seda meie ühiskonnas. Ja Paulus, mõni on pahane, et Paulus ei rääkinud sellest, et orjad saage kohe vabaks ja põgene ära. Vaid miks Paulus ei teinud ja see on väga pikk vestlus, aga sisuliselt oli niimoodi. Pauluse jaoks oli Kristus, Jeesus ja tema au kõige suurem asi. Mitte poliitiline asi, mitte muu. Vaid see, et vahet ei ole, kus sa oled, sina teenid Jeesust ja sina saad oma palga kätte. Vahet ei ole, kui sa oled ori, vaba, naine, mees, vahet ei ole. Kui sina elad tema austuseks, sa teed õigesti seal, kus sa oled. Ja see oli niimoodi esimesel sajandil, et isegi Ateena linna kohta öeldi, et orjad ei kannud erilist riideid. Siin ei olnud nagu ori siin kirjas. Ja orjad olid advokaadid, orjad olid arstid, orjad olid kõik. Igasugused, kes sündisid orjana, oli ori. Õpetajad, kõik. Igasugused. Ja Ateena linnas oli see, et esimesel sajandil öeldi, et kui orjad oleksid kandnud mingit märki, siis oleks näinud tõenäoliselt üle poole linna on orjad. Aga nad elasid normaalse elu. Neil oli lapsed ja pere. Aga head nad ei pannud, sest võib-olla oleks rahvamässa olnud, sest kõik oleks näinud, et vaat me oleme kõik orjad. No see oli esimese sajandil Ateena linnas. Meil ei ole seda, et mis me teeme siis selle kirrokohaga? Meie võtame printsiipi. Me ei ole orjad, aga meil on tööandja.
meil on selles mõttes nagu maine isand ühe isiga. Meil on maine tegelane, ülem, keda me peame kuidagi teenima. Kas tööandja, kas kool, kas keegi muu. Ja see printsiip, et meil on keegi meie üleval, keda me teenime, jääb samaks. Sina õpetajana teenid oma kooli, sa teenid lapsi, sa teenid oma juhtkonda. Mõnes mõttes sa töötad selle direktori all ja sa pead olema meelepärane temale, muidu ta võib siin vallandada. Arstina on samamoodi sul mingi ülem ja sa pead alluma alati kellelegi. Printsiip jääb samaks. Nüüd ta ütleb, tehke seda oma maistele isandale, olge kuulekad nagu Kristusele, kartuse ja värinaga, siiras südames. Mitte silmapetteks, otskui inimeste ees lipitsemiseks, vaid nagu Kristuse suulased, kes kõigest hingest teevad Jumala tahtmist. Teie võib-olla ei tea, aga mina töötasin Kanadas kolijana. Ma olin see, et meil oli suur veoga auto, see ei olnud minu oma, ma töötasin, mul oli ülem ka. Ja meil oli niimoodi, et kui keegi tahtis kolida A-st B-sse, siis mina tõstin kõik nende mööblid autosse ja siis auto sõitis edasi, ma võtsin autost maha ja ma tegin tööd. Ja mina tegin seda väga siiralt. Ja mul üks töökaaslane. Ja töökaaslane oli kõige laiskem mees, keda ma olen tundnud. Ta lihtsalt istus ja sõi. Ja kui keegi tuli, ta suht siis hakkas siis tööle. Aga ta oli minu ülemuse lemmikmees. Vahed ei ole, kui halvasti see mees tegi tööd, ta oli bossi lemmik, mis oli päris kehv olukord. Ja see on see point siin. Me ei ole niimoodi nagu see. Ma lihtsalt passin ja siis ma näen, keegi tuli. Ma hakkan tööd tõsiselt siis tegema. Vaid, ta ütleb nii, ma ei tee seda silmapetteks, otskui inimeste ees lipitsemiseks või meelitimiseks, et ainult siis, kui inimene vaatab, ma olen ülitubli töötegija, vaid nagu Kristuse sulased, kes kõigest hingast teevad Jumala tahtmist. The point siin on see, et kõik, mis ma teen nagu Jeesus on siin ja ta alati näeb, mis ma teen. Ma teen tööd usinalt ja hästi, sest Jeesus on minu ülem. Jeesus on see. Nii, ma olen tubli, sest mitte see, et kool on mu ülem või haiglas või mujal või ülikool või mingi kes iganes, vaid nagu Jeesus on minu boss. Jeesus teab, Jeesus vaatab ja ma teen temale seda tööd. Nagu Kristuse sulane, kõigest hingest teevad Jumala tahtmist. 7, teenides heal meelel otse kui isandad ja mitte nagu inimesi. Nii et kui keegi vaataks sinu tööd, ta näeks, et see inimene, see naine, see mees, ta lihtsalt on alati tubli töötaja. Ta lihtsalt on tubli töötaja. Ta teeb tööd ausalt ja hästi. Ta on usaldusväärne ja ma usaldan teda. Me teeme ausalt, me teeme hästi, alati ei saa perfektselt teha, aga nii kui keegi vaataks, ta näeb, et me teeme kui isandale. Nii et see on see point. Ja ei ole vahet, mis su töö on. Ma olen öelnud minu poistele väga palju. Mul isiklikult ei ole vahet, mis teie töökoht on. Kas te olete prügimees, kas te olete arst, kas te olete advokaat, kas te olete koristaja, mul isiklikult ei ole väga vahet. Kui te teete seda armastes Jeesust ja tehes seda tema austuseks. Koristaja võib tuua palju rohkem au isandale kui keegi muu, kui ta teeb seda isanda austuseks. Ja mina tahan, mu poisid oleksid sellised, kes austaksid isandat. Mitte inimesi, mitte meelitimiseks või lipitsemiseks, ta ütleb siin. Ja me kõik seisame seal viimasel päeval ja me võime öelda Jeesusele, vaata Jeesus, kõik mu asjad. Vaata, mul on nii palju asju. Ja ma tegin vähe tööd selle nimel ka, me võime kõik seda öelda. Aga kas sa arvad, et ta hoolib sellest, mis sul on või mis sul ei ole? Sest Psalm 50 ütleb, sest kõik metsloomad on minu omad ja kariloomad 1000 mägedel. Tal ei ole midagi, tal ei ole puudus midagi ja sina ei saa midagi talle anda. Ta ei taha sinu asju, mida isand tahab sinult täna koolis, põhikoolis, gümnaasiumis. Mis ta tahab sinu käest kodus lastega, mis ta tahab sinu käest seal, kus sa täna oled. Ta tahab sinu südant. Kas sa teadsid seda? Ta tahab sinu südant. See on väga imeline. Me just lugesime, Silver ütles nii hästi siin, see on väga oluline, ma loen uuesti. Ja tal oli õigus, see oli täpselt see oluline osa.
5. Mooses 6.5. Armasta isandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest, kõigest oma hingest, kõigest oma väest. Kas sa tahad, et ta tahab sinu raha või sinu mis iganes? Ei, ta tahab seda, et sa teeniksid teda. Sa teeniksid teda. Ja sa armastaksid isandat. Armastaksid isandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest, kõigest oma hingest, kõigest oma väest. Õpetussõnad 3.6. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Nii et mis sa saad anda Jumalale? Mis sa saad anda? Sa saad anda kogu oma elu. Siin on mu jõud, siin on mu hing, siin on mu süda ja see töö, mis ma tegin, nii halvasti, nii hästi, kui ma tegin, on mu hingega ja südamega tehtud. See on sulle, ma pingutasin sinu austuseks. Ma lihtsalt pingutasin ja see on sulle. Ja kuidas see töötab, on see, ma tahan sind armastada, ma tahan sind armastada, kui ma teen mu tööd, ma tahan sind armastada, kui ma õpin, ma tahan armastada sind minu ajas, ma tahan sind armastada ka, kui ma puhkan. Ma armastan sind ka siis, kui ma lihtsalt istun oma perega ja naudin aega. Ma armastan isandat. Ja nagu ma ütlesin eelmine nädal väga hästi, ma armastan isandat siis, isanda austuseks. Kas sa jood või sööd või mis iganes, mis sa teed. Ma teen seda isanda austuseks. Õpetussõnad, see 3.5 või 3.6, vabandust. Sa tead teda, õpi teda tundma kõigil oma teeradadel. Kui sa puhkad, kui sa teed tööd, kui sa koristad, kui sa kuuletud oma vanemaile, kui sa õpetad oma lastele, kuidas elada, kõigil oma teedel sa õpid teda tundma. Teisiti see sõna seal on jada heebra keeles. Jada Jahve. Tunne isandat. Mismoodi ma tunnen isandat kõigest, mis ma teen. See tähendab see, et mõnes mõttes ma tunnustan teda. Ma teen tööd ja ma tean, et Jumalale meeldib, et ma teen seda ustavalt. Ma tunnen isandat ja ma tunnen tema juures rõõmu, et ma teen temale. See tähendab seda, et sa peaksid tunnustama ja mõtlema isanda peale kõigist, mis sa teed. Kõigist, mis sa teed, sa mõtled Jumala peale. Mis meeldib talle, mis austab teda, et sa võid nautida teda selles hetkes. Vee joomises, söömises. Kuidas ma saan täna armastada isandat selles teos, mis ma hetkel teen. Ja siis ta teeb meie teerajad tasaseks, ütleb. Kodus, kas lastega, kas koristamisel, maksuda maksmisel, töö tegemisel, õpingud, kuidas ma kasutan mu aega, reisil, kas sa saad austada teda, tunne teda või õpi teda tundma kõigil oma teedel, reisil, kas sa tunnustad teda, sõpradega, kuidas sa elad, kuidas sa räägid, oma perekonnaga ja nii edasi ja nii edasi. Isand tahab, et me armastame teda ja tunnustame, õpime teda tundma kõiges, mis me teeme. Sellepärast Jeesus ütleb siin Mattiuse 6.21, sest kus su aare on, seal on ka su süda. Määleta, meie eesmärk on südamega teenida isanda. Kus sinu aare on täna? See on väga raske, ma tean, sest me elame ihus. Me vaatame ringi ja ma nägin just Saamul tuli külla ja ma värvisin autot. Ja ma ütlesin, auto on nii kuri asi, sest rooste lihtsalt tekib kogu aeg auto peale. Sa ei saa üldse hingata, sest muud kui värvid ära ja jälle uus koht, kus on rooste. Sa ei saa üldse nautida seda asja peaaegu. Kus sinu aare on? Kas minu aare on see, et mu auto ei oleks roostes? Kus meie aare on? Seal, kus su aare on, seal su süda. Kas su roostes auto murrab su südant? Kas see, et su lapsed teevad üht või teist, murrab su südant? Seal, kus su aare on su süda. Sellepärast me peame hoidma Jeesust alati silmapiiril, alati tundma õppida, kus isand on mu elus, et tema oleks mu süda. Mu süda oleks seal, kus tema on. Mitte siin maa peal, mitte siin inimestega. Loomulikult meie südad murevad. Nagu nii ma armastan oma lapsi, kui mul lapsed kunagi teeksid midagi halva. No loomulikult see teeb mulle valu. Aga meie süda peaks olema seal, kus Jeesus on. Meie tõeline aare. Meie tõeline aare. Paulus ütleb seda, mis ma just ütlesin, tsiteerisin teda. 1. Korintlaste 10.31. Nii siis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud, tehke seda Jumala austamiseks. Semester just algab, kool just algab, töö on enam-vähem alanud. Kas me teeme seda ka isanda austuseks? Ja 2. Korintlaste 5.6-10 ütleb, nii me oleme siis alati kindlad teades, et kuni me oleme ihus, oleme eemal isanda juurest, sest me käime usus, mitte nägemisest. Nii sa ei pea nägema, kas sa teed hästi või mitte, sa teed seda usus. Ma teen usus isandale.
Ent me oleme kindlad ning meile meeldib pigem ära olla juhus ja viibida issanda juures, me tahame koju minna. 9. Seepärast me püüamegi olla temale meelepärased. Kas oleme siin kodus või võõrsil? Kas me oleme siin ihus, siin maa peal või kas me läheme taevasse? Me tahame olla talle meelepärased, sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje eest, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Kas sina saad täna öelda enda kohta seda, et kõik, mis sina teed, on olla meelepärane isandale? Kas sina täna teed seda? Kas sina täna oled meelepärane isandale? Täna. Mul on üks väga huvitav koht siin, mis ma tahan rõhutada, sest see tundub nüüd, et me peaks olema sellised töökad inimesed, kes ei puhka, on ju. Ma ainult teen, tee ja tee. Aga mõtle nüüd loomise peale, Jumal lõi maailma 6 päevaga ja mis ta 7. päeval tegi? Ta hingas, ta lõpetas ja hingas. Ja mõtle, kas Jumal peab hingama, ma ei mõtle, aga kas ta peab puhkama? See oli raske töö, ma nüüd joon mõned jääteed ja istun maha. Kas Jumal peab hingama? Ei, loomulikult mitte. Miks ta tegi seda? Sest töö oli tehtud. Ja ma arvan, see oli sellepärast, et ta näitaks meile eeskuju. Kui Jumal sai võtta 1 päeva vabaks, kui Jumal sai hingata, see on hea. Ja lihtsalt nautida seda, mis oli tehtud. Kui palju rohkem meie, kas sa oled suurem kui Jumal, et sina ei saaks hingata, puhata. Ja ma lihtsalt ütlen niimoodi, meie kristlasena peame hingama isandas ja puhkama füüsiliselt. Me peame. Kui isand tegi, siis meie peame ka. Ja ma ütleks seda. Puhkamine ei tähenda see, et ma lihtsalt laisklen terve päev, aga ma puhkan niimoodi, et ma naudin seda, mis ma olen teinud nädala jooksul, töö on tehtud, ma nüüd saan rahulikult olla ja ma naudin seda, et mina ei pea kõike tegema, sest isand teeb. Puhkamine on üks koht, kus me tunnustame või tunnistame, et isand on hea ja teeb imeliselt. Sest kui mul on nii palju asju teha, ma ei oska kõike teha, isand tegutseb seal, kus mina ei saa. Kas me naudime ja austame isandat ka meie puhkamises? Kas me õpime teda tundma ka meie puhkamises? See on oluline. Nii et mida sina annad Jumalale? Ja ma ütlesin eelmine nädal, et meil on kohver määrdunud riideid, meie kohvrid. Me läheme taevasse, meil on suur kohver täis määrdunud riideid. Need, kes olid siin eelmine nädal, võib-olla mäletavad seda pikka juttu, mis ma rääkisin. Aga siin on veel huvitav asi. Me võtame kõik meie teod kaasa, paneme siia ja me näitame, mis seal sees on. Ja mõtle, mis need on. Nad ei ole väga imelised asjad. Kujuta ette nüüd, et su laps tuleb sinu juurde ja ta võtab mingi pruuni eseme, annab sulle kätte. Kokku pressitud asi, seal on mingi hein tuleb välja ja mingi, ma ei tea, mis asi see on. Ta annab su kätte ja sa ütled, sa ei saa midagi muud öelda. Nüüd, iseennestest sa mõtled, kas see on muda või mis asi see on. Aga nüüd mõtle, su armas laps ütleb, isi, emme, see on kaelkirjak ja ma tegin just sulle. Nüüd see muutub, kas see pole? See muudepall, enam ei ole muudepall. See on nii armas kaelkirjak. Ja vaata, tal on juuksed ka, on ju. Miks ta muutub nii eriliseks, kui laps annab meile midagi, on sellepärast, et ta on meile armas. See laps on meie armastatud laps ja ta on pingutanud, et mulle midagi anda. Ta on pingutanud, et mulle midagi kinkida. Ja mu süda sulhab ja see mudapall on parem kui Van Gogh maalid, ilusam kui Mona Lisa, see on kaelkirjak, sest minu armas laps andis mulle. Ja see on samamoodi Jumalaga. Meie pingutame Kristuses ja ma toon minu mudapalli temale. Ma ütlen, vaata, mis ma tegin ja iseenesest ei ole üldse imeline. Aga Jumala ees see on just kui see, mis on tehtud isanda austuseks ja läbi Jeesuse hakkab särama. See muutub ilusamaks, värvilisemaks ja kõik, mis ma teen Jumala austuseks, muutub kõige armsamaks, kõige olulisemaks, ilusam kui Van Gogh päevalilled. See muutub nii imeliseks, sest ma tegin seda armastusest isandale läbi Jeesuse. Ja nüüd ta võtab seda ja ütleb, ma väga hindan seda. Sa tegid seda armastades mind ja väärtustades mind ja austades mind.
Jeesuses Kristuses. Ja ma ütlen, et Isa taevas on väga õnnelik, kui me pingutame ja proovime teda austada kõiges, mis me teeme. Ta on väga õnnelik sellega. Ta on väga õnnelik. Aga nüüd ma tahan, et me vaatame korraks seda teksti uuesti. Nüüd ta ütleb, ja teie isandad, see on väga huvitav, sest nüüd isand tähendab maine isand, see tähendab orjapidaja. Ja huvitav, ta ütleb, ja teie isandad, tehke te seda sama neile ning jätke maha ähvardamine, teades, et nii teil kui teil on isand taevas ning tema juures ei ole mingit erapoolit. Sa võid öelda, sul on isand, aga sul on ise isand taevas. Sa võid öelda, et aga ma olen ülemus, ma saan teha, mis ma tahan meie kontekstis. Aga nii nagu mina käitun, näitab, kas ma austan isandat. Siin ei ole üldiselt ülemused, Saam olen vist üks, et tal on töötajad enda all. Meil vist ei ole siin veel, aga kui sul oleks oma äri või muu, see mõttes siin oleks see. Ela nii mõistlikult nende töötajatega, armastades neid, hoolitsedes neist, et sinu isand taevas rõõmustaks sinu töö eest üle, teades, et sul on hea isand üleval. Ja see on see, vaata, mis motivatsiooni ta annab, ma panin teades. Kõik, mis sa teed, kas sa oled töötaja, tööandja, kõik, mis sa teed, ta annab sulle motivatsioon, teines heal meelel kohe, kui isandad, teades, kui sa teed tööd, teades. Ja see grammatika on veel huvitavam, sest see grammatika ei ole tavaliselt väga lõbus teema, aga grammatika siin on huvitav teema, sest ta ütleb, teeni pidevalt, ailistu pidevalt oma tööandjatel, tee seda hästi, alati, pidevalt, igapäevaselt, teades on, kuna sa oled teada saanud, see on juba tehtud asi enam-vähem. Kuna sul on see teadmine siin sees juba, kui sa said päästetud ja sa ei pea rohkem teadma, kuna sa juba tead, siis ela igapäevaselt selle järgi. Teades, et igaüks, kui ta on teinud midagi head, saab selle eest tasu isanda käest, olgu ta ori või vaba. Ja bossid või isandad, siin ta ütleb niimoodi, teades, et kui nii teil kui neil on isand taevas, ning tema juures ei ole mingit erapoolikust. Kuna sa tead, et ta ei ole erapoolik ja kuna sa tead, et sa saad autasu, siis ela selle järgi. Ja nüüd meil on küsimus. Miks? Aga ma lihtsalt tahan öelda, see motivatsioon jääb samaks. Efeslaste kirjas ta räägis naistest, abielu naistest, ailistuge kui Jeesusele. Mehed, andke ennast iski suure oma minale, nagu Jeesus tegi. Lapsed, kuuletuge oma vanematele just kui isandale. Vanemad, õpetage lapsi isanda manitsemises ja õpetamisest. Orjad, teenige kui isandad. Isandad siin ütleb, teenige, sest te teate, et teil on isand. Kõik meie motivatsioon kristlastena siin Efeslaste kirja lõpus on see, et kuna mul on Jeesus taevas, keda ma tahan austada, kõik, mis ma teen, peaks peeglema tema tahet. Sest ma teenin mitte inimest, vaid Jeesust. Ma teenin isandat, ma teenin Jumalat. Sellepärast ta saab öelda, et me saame mingi auhinda. Ja nüüd meil on väga huvitav küsimus. Kas on auhinnad? Ma olen kuulnud väga palju jutte, võib-olla sina oled ka. Kas on auhinnad taevas? Olete kuulnud sellest? Kunagi võib-olla sa oled kuulnud, et sa saad mõisa taevas, suur mõis, maja, võib-olla väga suure maja taevas, võib-olla kõige ilusam aed on seal taevas või uuel maal me võime rääkida ilmutuse raamatu järgi. Võib-olla sa saad kõige suurema aupärg oma pähe on ju, võib-olla sa saad kõige parema asukoht linnas, Jeesus on seal ja sa oled kohe kõrval on ju. Olete kuulnud sellistest asjadest? See on kõik võimalik. Aga mis Jeesus räägib auhindadest? Mis Jeesus räägib? Jeesus räägib niimoodi. Ja seda me lugesime enne jutlust. Sest sellega on lugu. Just nagu mehega, kes enne võrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. Ühele andis ta 5 talenti, teisele 2 ja 3 1. Korraks, kontekst. Talent on rahaühik. Kui suur on 1 talent? 1 talent on 15 aastat tööd. No Eesti kontekstis see oleks väga palju raha. Mõtle, et sa võtaksid kogu oma aastapalka korda 15. See on talent. See on nii suure summa. Me räägime ikka väga suur sammast, mitu 100 000 eurot. See on talent. Ja ta annab ühele 5, no me räägime tõelisest rikkusest. Andis talle lausa, ma ei tea mida, rääkides mõisadest, ta sai mõisa. Teisel aga 2 talenti, 30 aastat raha ja 3 1.
igaüle tema suutlikkust mööda. Pane tähele, suutlikkust mööda, väga imeline sõna seal. Ta ei andnud neile kõigile 5 ega 2 ega 1. Ta vaatas nende peale ja andis neile, mis neil päriselt oli suutelised tegema. Mis tähendab seda, sinu elus. Jumal on andnud sulle täpselt nagu sul on vaja. Võib-olla sul on rohkem, võib-olla sul on vähem. Võib-olla Kallel on vähem, võib-olla sul on rohkem. Siin ei ole üldse mingi konkurents, et kellel on kõige suurem, vaid sinu suutlikkust mööda. Jumal on andnud sulle, kas laste näol, töö näol, aja näol, laulmisoskuse näol, annetamise näol, aja kasutamise näol. Ta on andnud sulle mõned annid, mis ainult sul on ja mul ei ole. Või mul on ja sul ei ole. Ja me ei pea võrdlema, kellel on kõige rohkem või kõige parem. Vaid ta annab meile täpselt nagu meile on kohane. Nagu me suudame. Ja ma näen seda, ma korraks ütlen, Tom Sugimura, kes tuli laagrisse meile, mäletate teda? Ta kõneles seal, väga lahe mees, ta jutlustas ka. Temal on kindlasti rohkem talendid kui minul. Ma näen seda. Vahet ei ole, kui palju Kalle pingutab, mina ei ole Tom Sugimura. Ma näen seda. Tema oskab kirjutada, mõelda, jutlustada kõik palju paremini kui mina. Ma näen seda selgelt. Aga Jumal ei nõua minu käest Tommi talente. Ta nõuab minu käest Kalle talente. Ta on andnud mulle võib-olla ainult 1. Ja minu eesmärk on olla nii ustav selle väikse ühega, kui vähegi võimalik. Ja pane tähele, mis Jeesus siin ütleb, see on nii imeline. Ning see mees läks ära. Kohe läks see, kes oli saanud 5 talenti ja kauples nendega ning sai teist 5. Nõnda samani läks 2 talentiga mees saanud. Sai teist juurde, 12 juurde. Aga kes oli saanud 1, läks ja kaevas maasaugu ning peitis ära oma isanda raha. Pika aja pärast tuli nende sulaste isand koju ja nõudis neilt aru. Siis astus ta ette see, kes oli saanud 5 talenti. Lisas sellele teist 5 talenti ütles. Isand, sa andsid mulle 5 talenti, näe, ma olen saanud teist 5 talenti. Ta isand lausus talle, tubli, sa hea ja ustav sulane. Sa oled olnud ustav pisku üle. Ma panen su palju üle, mine oma isanda rõõmu peole. Ka 2 talenti saanud ütles ta ette astudes, isand, sa andsid mulle 2 talenti, näe, ma olen saanud teist 2 talenti. Ta isand lausus talle, tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle, mine oma isanda rõõmu peale. Kas 1 sai rohkem? Mõnes mõttes üldse mitte. Ta tõi tagasi, sa andsid mulle 2, ma andsin sulle 2 tagasi, auhind täpselt sama. Tule siia minu rõõmu peale. Aga ma sain 5 juurde, täpselt sama auhind, tule minu rõõmu peale. Aga me teame, mis juhtus selle viimasega. Ta peitis ära. Ta oli midagi, mis ta sai kasutada isanda austuseks, teha seda armastades teda kogu oma südamest, mõistusest ja mis ta tegi sellega? Ta peitis ära, et miski ei juhtuks sellega, sest ta kartis. Mida me saame teada sellest? Jumal on andnud sulle sinu talendid. Ma ei räägi talendid nagu viiuli mängimine, kuigi see on väga vahva talent. See võib olla muusikaline, see võib olla rahaline, see võib olla annetamine, teiste kristlaste abistamine. See võib olla see, et sa lihtsalt oled julgustaja. See võib olla mis iganes. Sinu eesmärk, vend ja õde, on kasutada seda, mis iganes, mis see on, isanda austuseks. Kasuta oma 2, kasuta oma 5, kasuta oma 1. Vahet ei ole, kui palju sul on. Ja kas sa näed, mis juhtus? See, kes vahet ei ole, mis nad tegid, kui palju neil on, nad said doppelt tagasi. Jumal õnnistas neid täielikult selles. Doppelt tagasi, nad ei pidanud muretsema. Ja mis oli auhind? Minu oma isanda rõõmu peole. Sa ei pea olema nagu keegi muu, sa pead lihtsalt olema ustav selle pisku üle, mis isand on sulle isiklikult andnud. Jumal on andnud sulle sinu vastutused, sinu pere, sinu rõõmud, sinu aeg, sinu töö, sinu kool, sinu lapsed ja võtme sõna, ole ustav. Sest ta ütleb, tubli, see hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle minu oma isanda rõõmu peole. See on kõik, mis nad tegid, nad lihtsalt olid ustavad selle väikse üle, mis neil oli. Ustavalt. Ja nüüd mul on üks asi, mis ma tahan öelda eriti meestele, aga võib-olla noormeestele, kui nad üldse kuulavad, siin on ka noormehed, seal on ka väga noormees. Asi on see, eriti noormehed.
õpetussõnad 22:13 ütleb niimoodi. Laisk ütleb, väljas on lõvi, tapab mind viimaks keset turgu. Laisk on see, kes leiab igat vabandust mitte tööd teha. Igat võimalust mitte tööd teha. Ma olin ka üks noor mees kunagi. Igat võimalust, et hoopis öelda, et aga see on lõvi väljas. Kui ma lähen välja, võib-olla ma saan haiget. Kui ma teen seda, võib-olla see ei õnnestu. Ma leian igat asja, igat põhjust, miks mitte teha. Aga täna siis mees, noor mees, võtta kätte midagi, tööta, õpi, võtta kätte ja tee. Sest kui sa lihtsalt istud oma pepu peal, sa ei austa isandat sellega. Sa lihtsalt ei austa isandat sellega. Võtta kätte ja tee. Ja sa näed, et kõik, mis me teeme, on imeline. Mis oli auhind nendel sulastel? Mine oma isanda rõõmu peale või algtekst ütleb, mine isanda rõõmusse. Lihtsalt mine ta rõõmu sisse. Ta on rõõmus ja seal ta on. Nii, mis see on? Mis on su auhind? Sa saad tähistada isandaga selle eest, mis tema on teinud ja sinu töö eest. Meie auhinnad, ma hakkan jõudma teise teemani. Kui sa oled kuulnud kroonidest, võib-olla Piibel kõige räägime, Uus Testament räägib kõige rohkem kroonidest või pärgadest meie auhinnade mõttes. Sest Uues Testamendis on sõna Stefanos, see on kreeka keel, Stefanos, ja Stefanos on sõna pärg või kroon, aga siin on erinevus. Seal on olemas 2 sõna kreeka keeles vähemalt kroonide kohta. Üks on diadema on väike kroon nagu kuninganna, või kuningas võib olla, ja siis on Stefanos, ja Stefanos on pigem see, ma jooksen võidujooksu ja ma saan pärg pähe. Või laulupeol, olete näinud laulupidu, seisab seal dirigent, võtad tamme lehtedest tehtud pärg, paneb talle kaela ja ta seisab seal ja laulab. See on see aupärg. See on see sõna, mis ta kasutab siin. See aupärg, see asi, mis ma olen teeninud. See asi, mis ma olen teinud, kas ma olen väga tubli olnud, kiire olnud, ma olen teeninud seda asja. Stefanos, pärg. Mitte ainult, see ei ole ainuke sõna, aga see peegeldab võib-olla rohkem seda. Ja seda sõna kasutatakse väga palju Uues Testamendis. Ütleme sõna pärg, sest ma tahan, me mõtleme teenimise peale korraks. Kui sa teenid midagi isandas, kas sa kannad seda taevas edasi? Pärg on 1. Korintlaste 9:25. Paulus jookseb, et saada närtsimatu pärg. Filiplaste 4:1. Filiplased on Pauluse rõõm ja pärg. Kroon ja pärg, Eesti Piiblis on mõnikord kroon, mõnikord pärg. Aga ma hetkel ütlen pärg, siis ma tahan rõhutada seda, et me jookseme ja saame midagi. Thessaloniklaste on Pauluse pärg. 1. Thessalonika 2:19. Paulus saab õiguse pärja nagu kõik kristlased, 2. Timotuse 4:8. Meie saame elu pärja, kui me peame kiusatusest vastu, Jaakobuse 1:12. Koguduse vanemad, pastorid saavad au pärja, kui nad teevad hästi oma töö, 1. Peetruse 5:4. Elu pärja saavad Smürna koguduse kristlased, kes peavad vastu, ilmutuse 2:10. Philadelphia kogudus peaks hoidma oma pärg, et keegi seda ei võtaks ära, ilmutuse 3:11. Kas sa näed, pärg on see, mis ma olen teinud, mu austus, mu kõik. Mõnikord see pärg on voli või autoriteet, aga enamasti see on kas rõõm või muu. Ja nüüd ma tahan, et me korraks mõtleme, mis need on. Au ja austus ja see pärg, meie head teod ja rõõmud, nagu heas mõttes nagu armsad asjad, jah, meie auhind on meie pärg. Ja me kanname neid taevase, just kui pärg peas. Niimoodi see räägib. Paulus ootab, et saada oma pärg, elupärg taevas. Minu elupärg ootab mind. See on nagu me lähme taevasse ja meil on suur aupärg peas ja kõik näevad, mis me oleme teinud. Kui tubli ma olen olnud. See kõlab nagu hea asi või? Kas me tahame seda uhkeldamist? Võib-olla sa juba mõtled, et see ei ole väga kristlik, kui ma hakkan uhkeldama pärja üle. Õige, sest me kohe jõuame sinna. Vaatame nüüd ilmutuse raamatut ja see on kogu 4. peatükk. Ma loen kogu 4. peatükk. Ilmutuse 4. Johannes on nüüd taevas ja ta näeb midagi imelist. Pärast seda ma nägin ja vaata. Taevas oli avatud uks ning sama hääl, mida ma olin kuulnud ennesega räägivad otsa kui pasun, ütles, tule siia üles ja ma näitan sulle, mis peab sünnima pärast seda. Seda maid olin ma vaimus ning ei näe, taevas seisis troon ja keegi istus troonil.
see istuja oli sarnane jaspise, karnooli ja kiviga ja trooni ümber oli vikerkaar, mis sarnas smaragdiga. Ja trooni ümber oli 24 trooni ning neil troonil istus 24 vanemat, valged rõivad üll ja peas kuld pärjad. Mõtle, sama sõna, Stefanos. Neil oli Stefanoi peas pärjad, kuld pärg peas. Troonist tuli välja välke ja hääl ja kõuamürinaid. Ning 7 tulelampi on põlemas trooni ees ning olid Jumala 7 vaimu. Trooni ees oli nagu klaasmeri, mägikristalli sarnane, trooni keskpaigas ja trooni ümber oli 4 olevust, täis silmi ees ja tagant. Esimene olevus oli nagu lõvi ja teine olevus oli härja sarnane ning 3. olevusel oli palged nagu inimesel ning 4. olevus oli lendava kotka sarnane ning neil 4 olevusel oli igaüks 6 tiiba ümberringi ja seest silmi täis. Ning nad ei lakanud ööl ega päevad hüüdmast, püha, püha, püha on Issand Jumal, kõige väeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb. Kas sa näed, mis nad ütlevad kogu aeg? Vanemad siin on pikem lugu, aga me teame, et need on auväärt inimesed. Neil on kuld, pärjad, kroonid peas. Ja nad istuvad trooni ümber. Kas sa näed seda taevalikku? Tavaliselt me ei näe taevast, aga just siin me nägime seda. See on imeline. Sa peaaegu ei saa aru, mis see on särav, see on imelik, see on värviline. Seal on nii palju, mis toimub, nii palju au ja kes on seal keskel. Ja siis see ütleb, nüüd mõtle kord aupärg, kuldpärg, kõik, mis nad on teinud, kiitnud isandat, kõik nende teod, nende auhind on nagu nende pärg ja iga kord, kui olevused andsid au ja austust ja tänu sellele, kes istub troonil ja elab igavesti, langesid 24 kõik vanemad, langesid troonil istuja ette ning kummardisid teda, kes elab igavestest ajast igavesti ning heitsid oma pärgad trooni ette, hüüdes. Sina, meie isand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austus ja väge, sest sina oled loonud kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi. Kõik, kas sa näed seda? Need vanemad istuvad oma troonil, au, kiidus, kuld, pärg. Mul on ilmselt mingi pronkspärg kui midagi, võib-olla mullaspärg. Ja neil on kuldpärg taevas. Ja nad istuvad Jumala ette ja nad kummardavad, võtavad oma pärg maha, kõik kiitust, kõik au, kõik teenitud, soosing, kõik võtavad ära. Ja mis nad teevad sellega? Mis nad teevad? Nad panevad tema jalged ette. Ja mis nad ütlevad? Sina, meie isand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austus ja väge. Kõik. Vaid ei ole, mis ma kannan taevasse? Kõik minu teenitud, kõik. Ma võtan lihtsalt maha ja ma ütlen, see on nagu nii sulle. See on nagu nii sulle. Mina ei saa nagu nii üksi midagi teha. Sinust lahus ma ei suuda midagi teha. Ja kõik, mis ma olen teeninud, kõik see au, kõik see kiitus, kõik, mis ma olen teinud, ma lihtsalt võtan ja annan sulle kohe tagasi. Sinu jalged ette ja kummardan sind. Kas sa näed seda pilti taevas? Kõik, ma annan Jeesusele tagasi. Kroonid on veel siin Uues Testamendis. Seal on ilmutuse raamatus veel, seal on hävitajal, valgahobusel on see sama Stefanos, see kroon, see pärg. Rohutirtsedel on ka pärjad, rasedel naisel on pärg. Aga mis on viimane pärg, aupärg ilmutuse raamatus? Kas te teate, mis see on? Viimane, mul ei ole see slaid, ilmutuse 14. Mis on viimane aupärg kogu taevases pildis? Ma nägin, ei näe, ütleb Johannes, valge pilv ning see, kes istus pilvel, oli inimese pojas sarnane. Ta oli kuldpärg peas ning vahesirp käes. Viimane pärg, ilmutuse 14, see on Jeesuse oma. Ta tuleb tagasi ja tal on see kuldpärg peas. See on Jeesus, tal on see võitja pärg, ta on võitja ja mõtle selle peale, see on teenitud ka. Jeesus ei ole ainult lihtsalt aupärjaga, sest ta on tubli ja lahe. Ei, sest ta on päästja ja imeline. Ja miks ma saan seda öelda? Sest ainukesed teised pärjad, mis me näeme Uues Testamendis, ma lugesin neid kõik ette täna, ainuke teised on evangeeliumi raamatus ja mis nad ütlevad? Johannese, Mattiuse, Markuse ja nii edasi. Nüüd võttis Pilatus Jeesuse ja laskis teda piitsutada.
ja sõdurid punusid kibuvitsast pärja ning panid pärja Jeesusele pähe ning purpurmantli selga ning tuli tema juurde ja ütlesid tervis juutide kuningas ja andsid talle kõrvakiire. Need on pärjad. See on Jeesuse pärg. Arve, et see auline ilmutuse 14.14 on kõige imelisem. Ei, see on kõige imelisem pärg Uues Testamendis. Miks? Sest Filiplaste kirja ütleb niimoodi. 2.8-11, mul ei ole see slaid. Ta alandas iseennast saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Seepärast on Jumal tõstnud Jeesuse kõrgemaks kõrges ja annetanud Jeesuse selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui ka maa peal, kui maa all ja et iga keel tunnistaks. Jeesus Kristus on isand, Jumala isa kirkuseks. Kuidas sa täna elad oma elu? Jeesus läks ristile oma pärjaga ja suri inimkonna eest. Ta suri inimeste eest. Jeesus võttis meie karistust, meie kõik halb. Ja suri risti peal meie asemel. Ja ta oli maetud ja 3. päeva tõusis taas ja sellepärast ta alistas ennast surmani, pealegi risti surmani. Ta sai kõige imesema krooni. See on kuldkroon, kui ta tuleb tagasi. Jeesus on väärt kõik, au, kiitus, tänu, õnnistust, kõike. Kuidas sa täna elad oma elu? Sina. Kuidas mina elan oma elu täna? Kas ma töötan niimoodi, ma annaks Jeesusele austust, au, tänu, kiitus, kõik? Kas sina? Ta näeb sinu tööd, ta teab, ta väärtustab seda, Jumal näeb seda Kristuses Jeesuses kui säravat asja, kui sa teed seda tema austuseks, armastas teda. Tööta nii nagu Jeesusele. Kas oled siis häbi, kas sind häbistatakse, kui ta tuleb tagasi? Ta ütleb, no, tore, et sa vähemalt pool lisatalendi sai, mine rõõmupeole natkene kurvana. Ei, meie tahame joosta sinna sisse. Tee enda tööd, et kiita isandat üksnest. Kiita isandat üksnest. Kuulame neid sõnu, imelisi sõnu, üks viimane kord ja siis ma palvetan. Tubli, sa hea ja ustav sulane. Sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle, minu oma isanda rõõmu peale. Tee kõik täna, kristlane, et kui sa jõuad taevasse, sa võtad kõik, kogu aupärg ja annad lihtsalt temale tagasi, ütled, see on kõik sulle.